Öeldakse, et läbi loomingu on lisaks eneseväljendusele võimalik üle saada rasketest aegadest ning loomulikult talletada õnnelikke hetki. Miks mitte välja maalida endast nii kurbust kui rõõmu ning teha seda kas üksi, koos sõprade või töökaaslastega. Oleme tulnud täna tutvuma kunstigaleriiga, kus see kõik võimalik on. Mida põnevat pintslis ja pokaalis teha saab? Pintslis pokaalis saab käia maalimas, sõpradega aega veeta, sünnipäevasi pidada, asutuste üritusi ja ühiselt maalida. Populaarseks on osutunud tütarlaste õhtud, kus on maalitud veiniga portreesi, pruudiportreed. Mida tähendab veiniga maalimine? Mina kuulen sellest küll ausalt öeldes päris esimest korda. Kõik tütarlapsed, kes tulevad õhtule, koos maalivad ja mitte nad ei kasuta ei värve ega akvarelle ega muid, vaid kasutavad veini. Ja see põhimõtteliselt on enam-vähem samasugune tehnika nagu akvarellitehnika. Ja tulemus on üsna ettearvamatu, sellepärast et see vein voolab omasoodu, aga kõik siiamaani on rahule jäänud ja väga toredad pildid on tulnud. Meil on peetud sünnipäevasid, väiksemate asutuste üritusi, kus saab ühistööna maalida, kas siis maalitakse ühele lõuendile või on mitmest tükist kokku pandud, kus iga inimene siis tunneb ennast kollektiivi tervikuna ja tavaliselt on siis see maal läinud asutuse seinale või siis on läinud kellelegi kingituseks. Kui palju inimesi korraga ühel üritusel teie juurde tulla saab? Kui kõik tahavad individuaalselt maalida, siis 12 inimest, see on eraldi lõuendile. Aga kui tehakse grupiüritus, kus maalitakse ühele või siis paarile lõuendile, siis see inimeste arv võiks olla 25–30. Aga kuidas on nendega, kes ei ole üldse maalimisega kokku puutunud, mida te nendega peale hakata? Nendega ongi kõige toredam see, et tulevad uksest sisse ja ütlevad, oi, ma ei oska mitte midagi teha ja siis, kui nad saavad selle pintsli kätte ja värvi ja natuke juhendamist, on see rõõm nende silmades pärast näha. Siia galeriisse on oodatud kõik, kes pole enne ka kunagi maalimisega kokku puutunud ja oluline on see, et soov, et nad tahavad seda proovida ja kunagi ei tea, mis juhtub, äkki sellest saab hobi. Aga kuidas on lastega? On lapsed ka teie juurde oodatud? Jaa, siia galeriisse on oodatud ka lapsed tähistama oma sünnipäevasi, üritusi ja klassiõhtuid, kus nad saavad toredalt aega veeta, maalida ja nautida õhtut. Lisaks erinevatele üritustele, mida veel teie juures teha saab? Meie juures saab käia 2 korda nädalas maalimas, teisipäeval ja neljapäeval. Oodatud on kõik. Eelnevalt oleks soovitav kokku leppida ja helistada ja teatada tulekust, sellepärast et meie ruum ei mahuta väga palju inimesi korraga. Kaia, miks sina üldse maalima hakkasid? Ma arvasin, et võiks inimesel olla mingi selline asi, et ta tegeleb mingi asjaga veel peale töö. Ja siis ma leidsin Facebookis, oli üks tüdrukute õhtu, kus reklaamiti veiniga värvimist, hakkasin uurima, tuli välja selline tore koht, võib käia iga teisipäev, iga neljapäev ja nüüd ma olen käinud korra nädalas. Millal sa viimati enne siia sattumist joonistasid? Tegelikult oli küll nii, et ma joonistasin viimati koolis, siis joonistasin lapsega koos, kui ma värvisin värviraamatuid ja nüüd siis siia tulles, et ma ei ole vahepeal joonistanud. Aga mis sa arvad, kuidas sul nüüd juba siis maalimine ja joonistamine välja tuleb? Mulle endale tundub, et mul tuleb päris hästi välja. Ma veel nagu suurele avalikkusele ei näitaks, mingit maalinäitust ei avaks, aga ise olen rahul. Galerii Pintsel ja Pokaal asub Põhjapuiestee 5. Meil on olemas Facebooki lehekülg Pintsel ja Pokaal ja samuti kodulehekülg pintselpokaal.ee. Mõned üritused ja hetked on meeldejäävamad kui teised. Igale hetkele annab lisaväärtust juurde uus kogemus. Ma pean tunnistama, et ma olin täna lausa hirmul enne pintsli kättevõtmist, sest mina ju tegelikult ei oska joonistada. Aga olles saanud natuke õpetussõnu ja natukene juba proovida, siis ma arvan, et ka mina olen siin varsti maalimise õpilane. Ja kui ka teie tunnete, et tahate mõnda tähtsündmust põnevamaks muuta, siis tulge ja vaadake üle. Pokaal ja pintsel ootab teid.